Mina olen Jaan Särgep ja tere tulemast kuulama Ajuvabaduse podcasti 4. osa. Nagu ikka, siin me räägime põnevatest ja vägagi elulistest teemadest. Täna olen ma siin koos oma venna Juhani Särgepaga. Tere tulemast tagasi ja aitäh, et olete meiega. Ja aitäh ka inimestele, kes meid mujal sotsiaalmeediakanalites jälgivad. Ja need, kes ei jälgi, meid leiab Spotify'st, SoundCloud'ist ja Apple Podcast'ist, samuti Facebook'ist ja Instagram'ist. Facebook'ist ja Instagram'ist saab näiteks informatsiooni, kes on meie järgmised külalised. Ja meil tuleb siin inimesi alates ettevõtjatest kuni muusikuteni välja ja mina olen väga excited nendega rääkima. Nii et stay tuned for that. Davai, alustame seda episoodi. Tänane teema on väga hirmutav, aga täpselt samal ajal põnev. Tänane teema on see, kuidas inimesed, kaasa arvatud meie, ei loe kasutajatingimusi, räägime ostuharjumustest ja müügipsühholoogiast. Olete tähele pannud, et poodides, just sellistes poodides nagu Selver ja Rimi ja siuke jaemüügiketid on ja seal on alati kuidagi üks ja sama ülesehitus. Kui ma nüüd praegu mõtlen, siis tundub küll, jah? On ja. Ja lähed sisse, esimese asjana on värsked asjad, värsked puuviljad, siis on tomatid, kurgid, edasi on juurviljad. On? Nii. Ja mis sa arvad, miks see nimed on? Ma arvan, et sellepärast, et kui sa poodi sisened, astud sisse poodi, siis sul kohe tekib siuke värskuse tunne. Ma ei tea, mul on hea olla seal, sest et seal mina veedan kõige rohkem aega tegelikult. Kohe on see värskus, ilusad värvid, eks muidugi täpselt valgus on ka niimoodi pandud, et kõik need juurviljad, puuviljad oleks oma kõige erksamates toonides ja nii edasi. Aga seal on ka teine põhjus ja põhjus on see, et kui inimene läheb poest sisse, teeb esimesena need tervislikud ostud ära ja jõuab lõppu, kus tavaliselt on krõpsud, kommid, jäätised, siis psühholoogia ütleb sellist asja, et me oleme siis palju suurema tõenäosusega nõus ostma neid halbu asju, nagu komme, nagu enne mainitud on ju. Et meiega mängitakse igal sammul. Mis tähendab seda, et kui ma olen pannud endale ostukorvi omale värsked asjad, ma olen veetnud päris palju aega, et mõelda välja, milliseid juurvilju, milliseid puuvilju, terve nädala kogus ja siis ma nüüd teen terve selle tiiru seal poes ümber on ja lõpus on siis need krõpsud on ja. Viimase asjana. Ja tõesti, siis ma võtangi ühe paki krõpsu, ausalt. Võtad või? Ja muidugi. Päriselt võtad? No mõnikord küll, jah. Mõnikord on ja. Ja. Sest see ei ole ainukene. On ka teisi trikke, mis seal on, näiteks üks käsi sul ei ole seal tähestiku järjekorras, ehk siis kui sa tahad enda toodet leida, siis sa pead otsima terve riiuli läbi. See tähendab, et sa siis vaatad rohkem tooteid ja sul on suurem potentsiaal, siis sa ostad nii-öelda uusi asju ka. Põhimõtteliselt siis kas on niimoodi, et kallimad asjad kõrgemal, odavamad asjad madalamal? No seal on silmakõrgusel on jah tavaliselt need kõige kallimad asjad. Ja lastele mõeldud tooted on tavaliselt madalamal. Eks kõik on täiesti loogiline, kui sa niimoodi hakkad mõtlema, aga see ei ole see, mille peale sa mõtled iga päev elus. Ei ole, ja hästi lihtne oleks, kui oleks tähestiku järjekorras tegelikult. Kohe tead, kelloksid on ja siis lähed kohe võtad ka juurest kelloksi. Mina otsin tatard näiteks, ma läheksin otsiks mingit tatard. Ta juurde. Aga siis põhimõtteliselt ongi niimoodi, et ma ei saa poodi siseneda ju sealt tagant poolt, kassade poolt. No ma mõtlesin selle peale kogu aeg, et mis mõttes nagu, miks siin need asjad ees on. Iga kord, kui kassa ei olnud avatud, siis sinna ette tuli see keelumärk. Ma olin mingi miks. Ja siis ma lugesin neid asju, seda fakti, et kogu see poe üles ehitus on nagu kuidagi niimoodi kokku pandud on ja siis ma sain kohe aru, et kohe kogu plaan läheb sassi. Kui sa lähed kuskil mujalt sisse, siis sul ei ole seda värsket lõhna esimese asjana, siis sul ei ole toda. Samamoodi, eks, kui on küpsetuslett, siis seda seal samas nad kohe küpsetavad, et see ahjuaroom, värske kaneelisaiakesed tekiks isu ja siis suurema meelega ostaks veel rohkem. Täpselt niimoodi ongi, jah. Teine teema on kaardid. On sul Rimi või partnerkaart? Muidugi on, mul on jah. On jah? Absoluutselt. Iga kord lähed sinna, registreerid enda ostu ära ja siis saad alla hindlust. Kogud punkte.
ja siis tegelikult mis toimub, on see, et nad registreerivad iga su ostu, mida sa oled ostnud, millal seda ostad, et saata sulle kuponge, et saada sulle soodustusi. Väga huvitav. Mina küll olen pannud ära, et mina ei taha mitte ühtegi asja sealt, aga väga paljud inimesed tahavad. Mis tähendab seda, et sinu ostu ajalugu kõik registreeritakse. Ja need lähevad arvatavasti, ma ei tea, kuidas see Eestis käib, aga arvatavasti lähevad kuskilt andmetöötlusest läbi ja siis saavad aru, et milliseid asju me peaksime selle inimesele suunama. Põhimõtteliselt nad teavad täpselt, millised mu lemmiktooted on, ja? No see on täpselt sama nagu Taxify või Bolt teab täpselt, kus inimesed käivad. Ja kus nad elavad. Täpselt, nad teavad kogu asja. Nagu nemad teavad ennem, et su naine petab sind kui sina. On jah? Põhimõtteliselt Bolt teab seda ka, kus parimad peod on ja kust pidudelt rohkem koju sõidetakse ja mis kell pidu lõpeb. Ja täpselt samamoodi on nende toidujaekettidega. Nad teavad täpselt, mida ostetakse, mida ei osteta, mis kell mida ostetakse. Aga siuke firma nagu Target, mis on USA-s siis põhimõtteliselt nagu Prisma, kus müüakse toiduainetest kuni kuradi spordivarustuseni välja, ja seal tüübid tegid nii hullu süsteemi 2012 aastal, või siis nad alustasid seda tegemist, ma ei tea, millal see täpselt valmis sai, aga 2012 aastal palgati analüütikud, et nad teeksid kindlaks, millised ostjad on neil rasedad. Ehk siis, kui sa ostsid näiteks mingid beebiõlisid või asju, siis nad saavad aru, et see inimene ostab seda. Põhimõtteliselt loogiliselt niimoodi, on ja? Vastavalt, mis asju sul läheb vaja raseduse ajal, on. Täpselt, aga samas siis tuli see trikk seal, et kus sa tead, et see inimene ei osta nagu kellelegi teisele neid asju üldse. Baby showeri jaoks näiteks mingit hälli või mida iganes. Ja siis tüübid hakkasid tegema uuringuid ja tegid kindlaks, et esimese 20 nädala jooksul ostavad naised toidulisandeid nagu magneesiumit ja tsinki ja igast sükest asju. Ja pärast neid pikki uuringuid, et saad panna andmebaasi kokku, mis on ülitäpne. See on lausa natukene hirmuäratav. Sellepärast, et lõpuks, kui sul on need andmed käes ja sa tead enam-vähem inimesi, kes võivad rasedad olla või kuidas on nende tarbimisharjumused, siis sa saad ju reklaami suunata ju täpselt. No see ongi, kogu see point ongi selles. See ongi see point. Kogu see, milliseid kuponge nendele inimestele suunata. Ja, Targetiga oli üks põnev lugu selline ka, et pereisa läks sinna klienditeenindusse ja ütles, et ma ei saa aru, miks te mu tütrele saadate igasuguseid rasedustooteid. Et mis selle taga on? Ja siis klienditeeninduses vabandati ja öeldi, sorry, tõesti on võib-olla siis tekkinud mingi eksitus, et tead, mõnikord juhtub niimoodi, et valed reklaamid jõuavad nagu valenede inimesteni. Ja siis mõni nädal hiljem pereisa läks tagasi ja vabandas. Tõesti, andke andeks, võib-olla ma isegi päris täpselt ei tea, mida mu teismeline tüdruk seal kodus teab või teeb. Teeb, jah. Et tuli välja, et Target teab täpsemalt. Target teadis enne, et see tüdruk on rase, kui see isa teadis, et ta on rase. Täpselt nii täpne see ongi ja see on väga hull. Ja siis tekib see, et nagu meid ju jälgitakse ju. See oligi Targeti teine probleem, et inimestele ei meeldi, kui neid niimoodi, nende andmetega niimoodi töödeldakse ja neid niimoodi jälgitakse. Ehk siis neil oli, et kuidas me siis saadame neid kuponge välja, et samasugust asja ei juhtuks. Siis saab niimoodi, et peidad need sinna kuidagi vahele. Peidad täiesti lihtsalt paned randomly, ehk siis lihtsalt segamini. Juhuslikult. Jah, sul on juust seal ja siis sul on beebimähkmed ja siis sul on kahvlid ja siis sul on noad, küünlad ja siis häll. Noh, niimoodi oligi. Ja saatsid neid niisama segamini ja mitte keegi ei tulnud enam nagu kahtlema nagu nende. Tegelikult see on äärmiselt hea strateegia, sest lõpuks, ütleme, et sa oled rase, eks ole, või su naine on rase. Kui sa hakkad nüüd neid rasedustooteid sealt Targetist ostma, siis lõppude lõpuks ostad kõik teised tooted ka Targetist, sest nende pood neil on kõik olemas. Mitte nad ainult ei puuduta tööstust, mis on USAs 30 miljardit väärt, mis ongi siis beebitööstus. Mitte nad ei puuduta ainult seda, vaid nad võtavad sellest oma osa ja siis raseduse ajal nad meelitavadki kõik nende allahindlustega need pereemad või tulevased pereemad endale poodi ja nad hakkavad terve elu seal käima, sest nende ostuharjumused on sellised. Nad tunnevad, nad teavad täpselt, kus kohas on Targetis alates jahust kuni suhkruni välja. Nad teavad, nad ei pea minema enam poodi. Oled käinud näiteks, lähedki kuskile, käid muidu väga tihti Selveris, aga siis lähed Rimmi ükskord
ja siis sa oled seal, otsid, kus kohas need kohukesed on, kus see piimalett on. Absoluutselt, Siuke asi kaob ära. Ja siis pereema saabki kiiresti käia targets ära, ta juba ostis niikuinii selle hälli sealt, ta ostis pampersid, ma olen ostanud siis piima ka juba. Eks nad teenivad nii räigelt raha sellega. Täiesti ebanormaalne. Geniaalne, täiesti geniaalne. Geniaalne, mis tähendab seda, et kõik meie ostud tegelikult ei ole meie enda välja mõeldud ja me ise ei taha neid, vaid need on meieni suunatud. Aga samas, see ongi vaata, kuidas sa vaatad, kas sa võtad seda sellest perspektiivist, et oh my god, nad jälgivad mind, või siis oh my god, nad teevad mulle elu lihtsamaks. Nad juba teavad, mida ma tahan. Tegelikult, nagu, kuidas sa võtad seda? Jaa, siinkohal üks kõrvalepõige, väga huvitav. Me oleme käinud Four Seasonsi hotellides üle maailma, erinevates riikides, Tais, Pariisis, Maldiividel ja nüüd tekkis selline asi, me tellisime hommikusöögiks värsket arbuusimahla, on ju. Ja siis me läksime järgmisesse Four Seasonsi hotelli, eks ole, ja siis meile juba toodi hommikusöögiks värsket arbuusimahla. Sest neil oli andmebaasis kirjas. Ja nad teavad, mis meile meeldib. Jah, ma tundsin, et see on geniaalne, aga nüüd ma saan aru, et nad tegelikult registreerivad igat sammu, mida sa küsid, mida sa teed, mida sa ostad. See on geniaalne, kui seda hästi ära kasutada. Mul tol hetkel ei olnud tunne, et mind oleks jälgitud. Mul oli see tunne, et wow, see on täpselt see, mida ma tahan. Tahtsingi seda, ma võiski tellima enam. Ma ütlen, et see ongi samal ajal, nagu ma enne ütlesin, et see on väga huvitav, aga samal ajal hirmutav. Sest see on ainult, me praegu räägime ainult jaeketi poest, mis teeb seda. Aga mõtle, sa annad kasutaja tingimustele, nõustud igal pool ju. Ausalt öeldes ma nüüd praegu mõtlen, kui ma enda partnerkaarti registreerisin, ega ma ei ole lugenud, mis need kasutaja tingimused on. Ma lihtsalt kiirelt vaatan ära, panen sinna linnukese, panen oma allkirja ja läheb minna. Ja täpselt nii ongi. Ja tegelikult samamoodi ka internetis. Samamoodi igal pool. Et kui need on meelega tehtud, kasutaja tingimused on meelega tehtud siukseks, et sa ei saaks aru, et tavainimene ei saaks aru üldse, mida ta loebki. Ma ei saagi tegelikult aru, see on nii keeruliselt kirjutatud. Kuradi mingi 80 lehte, mingid sodi, pudi, padi, mitte midagi aru ei saa, aine. Ma panen selle, et I accept and I have read all the terms and conditions above. Nagu klikid niimoodi ruttu, et nagu ma ei viitsi enam olla siin. Tahan ruttu edasi minna. Jah, ja tegelikult see ongi seotud väga palju ka meie maailmas. Üks väga-väga aktuaalne teema on see, et kas meid kuulatakse pealt Google'i ja erinevate voice assistantide poolt. Kas sa saad palun teha selleks, et mis see voice assistant on? No muidugi voice assistant on meil nüüd, kuidas öelda, abivahend, mis on tulnud põhimõtteliselt Hey Siri, Hey Bixby, see ongi voice assistant meie telefonis, kes suudab siis häälkäskluse abil meie nagu vajalikke toiminguid salvestada või seal teha, eks ole. Et see meie elektroonilistes seadmetes olev personaalne assistent, kes aitab sul meeles pidada sinu graafikut, sinu poelisti, panna äratusi, teha mida iganes tegelikult, mida sa soovid tal teha. Ma olen tegelikult ise kasutanud sellist võimalust, et kui ma e-maili näiteks telefonis kirjutan, siis ma vajutan sealt mikrofoni peale ja räägin sisse selle teksti. See tekst ilmub ilusti, komad, punktid, kõik on olemas ja lihtsalt saadan ära, et ma ei pea reaalselt kirjutama ja aega veetma selle peale. Ja USAs ma käisin sõbra juures San Diegos ja seal nad reaalselt kasutavad neid voice assistanteid. See on siuke device sul laua peal või kodus. Kui sa ütled nagu kõva häälega Hey Alexa, Hey nagu Google. See ongi nagu, need asjad on trigger wordid, ehk siis nagu sõnad, mis äratavad selle üles. Ja mis sa tegid sellega? Ja siis, ikka nagu mängid ja lollitad ringi, ja ma küsisin, et mis ilm õues on, mis selga peaks panema. Ja tüüp ütleb mulle, et pane ole ja pikad püksid ja T-särgist piisab, täna võib olla natuke tuuline, aga mitte liiga külm. Ja siis ma küsisin, mis kinost tuleb, ma tahaks vaadata midagi naljakat. Ta loeb listi, mis kellaaegadeni on komöödia, eks ole. Või isegi selleni, et ma vaatan külmkappis, mis mul puudu on täna. Ja siis ma ütlen, et hei Alexa, tulete mulle meelde, ja mul on vaja juustu ja puuvili osta. Ja siis mul tekib telefoni see. Kui see USA-s niimoodi töötab, siis see naarutavasti 3 aasta pärast Euroopas täpselt samamoodi. Nagu ikka, tavaliselt USA-st laevad asjad ette ja siis tulevad Euroopasse järgi. Nendega on siuke mure, et kas nad kuulavad meid reaalselt pealt. Ehk siis, kui sa mõtled selle peale, siis sul on ju vaja
et ta kuuleks sinu seda trigger word'i või käivitussõna, nii. siis on vaja, et ta kuulaks ju sind kogu aeg. Kogu aeg ta teab, jah. Kus ta muidu ta saab peab olema selle stand-by peal, loogiline, jah. Ja siis tekibki see küsimus, et kas sind kuulatakse päris inimeste pealt. Ja suurfirmad on ütelnud ise, et nad kuulavad pealt, aga ainult neid käsklusi, kui sa tema üles äratanud on ju selle seadme. Ja selle eesmärgiga, et nad saaksid teha kindlaks nii-öelda keeltebarjäärid, sest iga inimene ei oska nii hästi inglise keelt ja siis nad analüüsivad läbi mingi väikse protsendi. Täpselt enne, kui sa isegi registreerid oma device'i, eks ole, siis tegelikult on niisugune asi, et sa pead ütlema mingit teatud käsklusi niimoodi, et see, kuidas öelda, see seade registreeriks just sinu hääle ära, et ta saaks aru, et sina räägid oma moodi, oma aktsendiga, enda diktsiooniga. Ehk siis tähendab seda, et nad isegi suudavad tõenäoliselt, ma eeldan, salvestisel eristada, mitu inimest on ruumis, kes rääkisid automaatselt seda arvuti teel, niimoodi, et inimene ei pea seda ise nagu kuulama. Aga siis Google on tulnud välja sellise väitega, et neil on niisugune viga programmis sees, mille nimi on false accept, mis siis tähendab vale vastuvõtmine või midagi niisugust. Et ta siis salaja nagu kuulab ikka, eks ole. Ehk siis võib juhtuda selline asi, et see Alexa saab aru või see Google Assistant, mis iganes seade, arvab, et ta kuulis mingit seda enda aktiveerimise asja ja siis salvestab ikka kogu seda asja, no kogu seda vestlust, mille sa oled seal toas oma sõbra või enda ette või mida iganes rääkinud. Ja nüüd sa hakkad mõtlema selle peale natukene lähemalt, et aga siis nad saavad iga kord selle vabanduseks tuua ju. Kuule, sorry, meil oli väike viga tuli, vaata, et me ei tahtnud kuulata, aga me tegelikult kuulasime. See ilmselt ongi seal kasutaja tingimustes juba kirjas, et vead või nagu mis iganes. Täpselt, et isegi kui tuleb, siis meie ei ole süüdi, bla, mida iganes, meie programmi süü. Kuule, aga see viib ju põhimõtteliselt selleni, et põhimõtteliselt kui ma tülitsen siis enda naisega kodus või räägin mingitel teemadel, siis Google ja need seadmed, nad ju teavad enne juba. Nad ju saavad samaaegselt teada, et ma nagu tülitsen enda naisega, eks ole. See võib tähendada seda, et internetti tekivad mulle reklaamid, kas soovite näiteks, kuidas on, vaata see suhete teraapiat või nõustamist. Selles mõttes, et Google, see assistant või mis iganes seadelis ei saa aru, et sa just vaidled temaga, aga ta leiab need võtmesõnad üles. Ja kindlasti ta salvestab mingeid väljendeid, mida sa ütled ja ta saab aru, eks ole. Nagu me lähme lahku või divorce või mida iganes, siis tal kohe tuleb, et mingi asi, et äkki saame temale suunata seda reklaami. Mul on juhtunud täpselt samasugune asi. Mul on endal juhtunud sama asi. Enne kui me läksime Burning Manile, siis meil olid sellised Burning Mani koosolekud, kus kogu meeskond sai kokku, kõik eestlased, kes lähevad Burning Manile, saavad kokku. Ja siis tekkis seal jutu teemaks, et kus te ööbite ja kuidas üldse, kas, mismoodi, sest et mitmeid võimalusi, kas sa oled karavanis või sa oled telgis, ja siis ma mäletan, et mul oli ilmselt telefon oli taskus või laua peal ja ma vestlesin ühe inimesega ja ta ütles mulle, et me ostame endale shiftboardi. Kas tead, mis on shiftboard? Ma kujutan ette, et see on midagi telgitaulist. See on midagi telgitaulist, aga see on spetsiifiline asi. Shiftboard. See on niisugune, kõrbes on väga mugav sellega. Või siis kuskil halvades tingimustes hästi külmas. See on väljast, nagu oleks fooliumiga. Niisugune nagu hõvedane, eks ole. Mingi spetsiaalne materjal käib lukkudega kinni ja saad sinna jahutus- ja tuulutussüsteemid sisse teha. Ja ma ei olnud niisugust väljendit varem kuulnud. Ja kujutad ette, et nüüd järgmine päev ma olin enda Instagramis ja mul tuli Instagrami sponsored post shiftboard. Ja siis ma nägin alles esimest korda elus, mis asi see on, milline see üldse välja näeb. See on niisugune nagu UFO-telk. Kujutad ette, et see nagu, registreeribki kogu aeg. See ongi niimoodi. Aga õnneks põhimõtteliselt sa peaksid saama igal pool settingutes välja lülitada. Kui sa panedki Google'isse ja tahad lahti saada sellest, paned igal pool lülitad välja, et Google ei tohi mitte kuskil sinu mikrofoni kasutada, siis põhimõtteliselt see peaks olema legaalselt neil võimatu kuulata sind pealt. No palju õnne leida üles kõik need settingud. Ei, sa paned Google'isse, pane Google'isse ja sa leiad. Seal tulevad kõik asjad ette. Aga lihtsalt see on jälle see küsimus, et kas nad päriselt enam ei kuula või kus sa tead, on ju. Aga põhimõtteliselt sul on võimalik kogu see asi ära keelata.
noh, 100%, kui neil on nii palju informatsiooni inimeste juttudest, siis neil peab olema ka mingi algoritm või mingi süsteem, mis nagu track ibki keyword'e ainult. Et sul ei ole tegelikult kogu juttu vaja, nagu sul on vaja neid teatud keyword'e, seda olulist asja ainult. Ja, aga noh, sa saad selle välja lülitada, on see, mis ma ütlen. Et sa mingi hetk, sul on võimalik teha seda, kui sa tahad. Aga kas see on vajalik? Äkki see tuleb kasuks? Et ma räägin koera võtmisest ja järgmine hetk ma näen erinevad koerte... See ongi täpselt, kui mugavalt sa tunned ennast. Yeah. Kas sa tunned mugavalt, kui siin niimoodi jälgitakse või sa ei tunne mugavalt? Kui sa ei tunne mugavalt, siis maha, kui tunned, siis last olla, mitte kedagi võtti. Aga eks see kõik saab alguses sellest, et me ei loe läbi, millele me üldse alla kirjutame. Ei loe ühtegi, mina ei ole, ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole ühtegi terms and conditionist läbi lugenud. Aga miks? No, kiire on, jah? Ei, no, ma niikuinii muud moodi ei saa, nagu ma pean accept vajutama. Yeah. Kui ma tahan Facebookis lõppedega rääkida, siis ma pean vajutama accept. Kui ma tahan Google'i accounti teha, siis ma pean vajutama accept. Jah, eks kõik pildid, mis me üles sotsiaalmeediasse laeme, kuuluvad ka tegelikult. Copyright võib meile kuuluda, aga kõik muu kuulub neile. Kui tuuagi välja see Instagrami ja nende õigus teha sinu piltidega, mida iganes sa tahad, siis siinkohal saabki rääkida FaceAppist. See on see äpp siis, kus said enda nägu sisse skännida, sest pildi teha ja siis see muudab su vanemaks. Täpselt, või nooremaks või kassiks või koeraks, ma ei tea, seal oli vist 10 erinevat võimalust, mida sa oma nägu teha saad. Kõik kuulsused tegid seda, kõik kasutasid seda. LeBron James, Gordon Ramsay, kõik megaretsid tüübid. See läks väga vairaliks. Ja see läks nii vairaliks, et seal on vist tänaseks mingi üle 100 miljoni kasutaja, tegi niimoodi. Aga täpselt samamoodi oli seal terms and conditions ehk siis kasutajatingimustes oli kirjas, et meie võime teha nende piltidega ükskõik, mida me kunagi tahame. Vahet ei ole, mida me teeme nendega, aga nagu ma ütlesin, see on täpselt sama Instagramis ka, nad võivad teha ükskõik, mida tahavad, aga see firma oli Vene firma või selle firma omanik, ehk siis ema firma jah, oli Vene oma. Sellepärast see jõudis meediasse ka nii suurelt, eks ole? Igale poole. Ja seal ongi, kui sa hakkad mõtlema, mida nende piltidega siis teha saab tegelikult. Noh, kindlasti nad ei kasuta neid reklaamide ja asjadena, see on mõttetu. Nad müüvad seda informatsiooni tõenäoliselt. Et tõenäoliselt tehakse mingi näo tuvastamissüsteem. Juba on. Kindlasti nagu see on täpselt niimoodi, et niikuinii on sellel nagu läänemaailmal. Ma tean juba, ma olen enda näo skänninud sisse oma telefonisse, ma olen oma sõrmehälja andnud neile, ilginet on see nagu nad teavad juba. Kõike, rohkem kui politsei või ükskõik mis andme, ükskõik üldse. Eks need mingi hetk tegelikult, need lähevad kokku ka, eks see valitsus ja need teevad oma vahel seal mingid tööd ja aga nüüd on Vene valitsusel ka, selles mõttes me ei tea seda, aga Vene firmal on kindlasti need asjad olemas. Ja nüüd minu küsimus on see, kuidas nii suured läänemaailma kuulsused saavad sihukest asja promoda? Kas nad siis ise ei teadnud, et seal on sihukesed tingimused taga ja et seal on Vene firma taga ja kuidas see on võimalik, et meie inimesed, kellel on mingi 100 miljoneid jälgijaid? Tüübid tegid lihtsalt nii ägeda äppi. Ma ei usu, et mõnel kuulsusel on aega saata enda, kuidas öelda, juristile see äpp ja et lugege palun terms and conditions, et kas ma võin siit minna. Kindlasti mitte. Ma arvan, neil on nii kiire elu, nad vaatavad üliäge, saad ennast vanaks teha, saad ennast teha ükskõik milleks beebi näoga. Lähed jälle mingi teemaga kaasa vaata. Postitad, et jah, oled selles sotsiaalmeedia teemas. Vaata, kui sa sõidad parklasse autoga, siis seal on kaamera, mis registreerib sinu auto numbrimärgi suht kiiresti, 2 sekundiga, 1 sekundiga on. See on vist, kui ma ei eksi, siis see on vist ka eestlaste tehtud süsteem. Nüüd miks ei võiks nägudega sama olla? 100% on nägudega sama. Täpselt sama, ma räägin, kuidas sa oma telefoni lahti teed. Ühesõnaga, kui sa lähed bussidesse USAs, siis seal on ka juba kaamerad ja mikrofonid igal pool üleval. On või? Ongi, jah? Jaa, mis tähendab seda, et neil on info, nad saavad kohe panna näo ja nime kokku, kes kus liigub. Väga nagu see on, ma räägin, see on hirmutav, aga samal ajal mind nagu, ma olen hämmastus, kui rets see tehnoloogia on selles maailmas, mis me elame. Jaa. See on tehnoloogia, mis ei ole meile igapäevaselt silmaga märgatav, eks ole. Meie tavainimesed näeme igapäevaselt tehnikat, mis on võib-olla telekas. Eks ole, see on telekas ja telefon ja kaamera on meie nagu tehnoloogia. Kuule, aga nii nagu me enne rääkisime nendest voice assistant device'idest ja kõigest, mis sa saad häälega teha, proovime teha üks väikse testi. Võta enda telefon välja.
mul on siin Samsung Galaxy Note 10 pluss. Mis telefon sul on? mul on iPhone XS. Nii, Ehk siis mul on Siri ja sul on, mis asi? mul on Bixby. Davai, mis testi me teeme? Teeme sellist testi, et vaatame, kui täpselt see seade saab hakkama näiteks meeldetuletuse panemiseks täna õhtuks, et homme kell 10 on meil õhtusöök. Ehk siis täna mis kell õhtul? Täna kell 9. Täna kell 9 õhtul tuleb mulle meeldetuletus, et ta tuletaks mulle meelde, et ma olen homme hommikul, mis kell? Kell 10. Kell 10 kohtumine. Jah, näiteks. Davai. Tahad alustada? No, ma alustan. Davai. Hey Bixby, can you remind me tonight at 9 that I have a dinner planned tomorrow at 7 p.m. I've saved your dinner reminder at Tuesday at 7 p.m. Mis ta siis tegi nüüd? Ehk siis ta save'is minu reminderi tänaseks kell 7, et mul on homme kell 10. Ehk siis töötas sul kõik? Ehk siis töötas, jah, esimese korraga. Nii. Hey Siri. Can you remind me today 7 p.m. that I have a meeting tomorrow morning 8 a.m.? Okay, I added I have a meeting tomorrow morning at 8 a.m. to your reminders for today at 19. Täitsa töötab. Väga huvitav, no vaatana. Nüüd järgmine kord on niimoodi, et sul on telefon taskus ja siis ta juba sätib sul seal midagi ära. Täpselt nii kergeks saadki oma elu teha, sa ei pea ise nüüd hakkama oma päevikut võtma ja tegema, et Eestis väga ei kasutata seda üldse. Ma panen äratusi tegelikult sellega. Ma panen ka Hey äratusi. Siri, set an alarm for 8 a.m. Yeah. Lähed magama, ma ei pea minema sinna hakkama seal midagi tegema nagu. Yeah. Ma kasutan niimoodi seda. Ma saan helistada enda girlfriendile ja oma vennale. Lihtsalt niimoodi ütlen, et call my girlfriend. Läheb minna. Davai, peaks ka. Sul ongi siis pandud Katri Kats named as girlfriend. Ei, sa ütled talle nickname'i. Nickname on girlfriend, jah? Okei. Ta ise salvestab selle nickname'iks. Jep. Vot. Väga huvitav. Mulle meeldib see tehnoloogia maailm väga. Elame väga põneval ajastul. Aga samal hästi hirmutaval nagu. No mis seal, noh? Kõige hullem, mõtle nüüd selle peale, sinu face recognition on olemas, neil on sinu näopilt olemas. Näpujäljed, kõik asjad. Ja üks nagu siuke Black Mirror, kes teab, see teab, Black Mirror on üks sari, kus on siuksed lühifilmid, seal on lihtsalt tehti väike droon, kelle on üks kuul sees ja siis ta skännis su näo ära, sai aru, et see sina ja lasi sulle kuuli pähe. Lendas sulle sisse. Et see tehnoloogia, mis meil on, võib olla väga halvasti kasutatav. See võib olla see võib olla nii katastroof, mis sellega tehakse, aga samal ajal see teeb meie elu nii mugavaks. Ehk siis nii kaua, kui sa ei olegi, noh. Kui sa ei kuritarvitata, on kõik hästi, aga no me ei saa kunagi kindlad olla. No seda juba kuritarvitatakse, on mingid droonid ja asjad, mis juba teevadki siukseid asju. 100%. Aga see oli kõik. See oli tänane episood. Sellisel toredal noodil siis lõpetame ja loodame, et meiega nii halvasti ei lähe, kuna me elame ikkagi väikses Eestis ja siin on kõik parem kui seal suures maailmas. Jah. Näeme siis teid järgmine kolmapäev. Aitäh, et olete meid jälle lõpuni kuulanud, teie tugevad hinged, kes te seal olete. Pidasite vastu. Just, ja näeme teid järgmine kolmapäev ja leiate meid täpselt samamoodi YouTube, Spotify, iTunes ja SoundCloud. Aju Vabadus podcast. Peace! Näeme varsti. Ciao! Ja kõigile, kes olete lõpuni nüüd jäänud veel, siis teile on kingitus ja üllatus. Me kingime teile kõigile, kui te registreerite enda e-maili 100 € baarikrediiti. Näeme. Ciao. Midagi peab andma neis ju... Me ei tea, mis baarikrediiti, millise baarikrediiti. Meil ei ole baari.